Õppusel Orkaan 11 me olime siis Vatla piirkonnas Läänemaal ja meie ülesanne oli siis kaitsta Vatla varu lennuvälja, et vastased saaksid hõivata ja liitlased siis võimalusel saaksid siis maanduda. Ja põhiülesanne oli siis julgestada, ehitada siis liikluskontrollpunktid ja ühtlasi ka siis tekitada niisugune totaalne kaitse sellele koos siis nii-öelda julgestusvaatusperimeetriga. Ülesanne on suhteliselt keeruline. Selle poolest, et meil oli aega väga vähe, et oli välja ehitada kõigi kuulipildaja, pesade ja tankitõrjekahuri positsioonidega, pluss siis ka läbilaskepunkt ja nii-öelda turvakontrolli ehk siis läbiotsimisala ja julgestada ka oma see positsioon. Vastane oli esimeses faasis siis reedel ja laupäeval meil suhteliselt tuvastamatu, sellepärast et oli erariides, erasõidukitega ja samal ajal seda maanteed ametlikult kinni ei pandud, ehk siis liikus reaalselt enamus masinaid ja isikuid liikus läbi, kes olidki tsiviilistid, aga me ei saanud nagu kedagi tähelepanuta jätta, et kõik masinad kontrolliti ikkagi üle. Positiivne oli väga see, et koostöö Politsei- ja Piirivalveametiga, et meil olid mõlemas VCP-s olid siis politsei ekipaažid, kes siis tegelesid või võtsid mingil hetkel üle selle asja ja kontrollisid neid ise, meie osa jäi lihtsalt julgestada ja teha muud sellised toiminguid. Kuna olid ka märgid väljas, et toimub Kaitseliidu õppus ja ka see nii-öelda esimene sõnum, mis peataja siis kontrollija tegi, oli ka see, et olete sisenenud siis õppuse alale ja hoiatasid ka selle eest, et sõdurid võib olla teel. Suhtumine oli väga sõbralik ja mõistav. Ma usun, et kõik said uusi kogemusi, et ei tasu nagu ohuhinnanguga väga tagasihoidlik olla, pigem olla valvas. Kuna see kogu olukord eskaleerus väga kiiresti, ehk siis ärevast rahuajast sai ootamatult ka eriolukord ja tänasel hommikul siis anti teada, et on õppuse raames siis sõjaseisukord ja vastane muutus reaalseks, ehk siis Läti üksused etendasid vastast ja oli nagu see joon muutus konkreetseks, kellega sõdida, kes on vastane, kes on oma, et ei olnud neid halle alasid või olukordi, kus siis vastane oli erariides ja relvad kuskile põue või autoistme alla peidetud. Et see tegi ühtepidi asja lihtsamaks ja konkreetsemaks. Aga lätlased olid tublid, neil oli päris hea taktikaline liikumine, pluss siis see, et nad ka eelduslikult kompasid väga mitmest küljest, välja arvatud siis nii-öelda meist lõuna poole jääv soo, sealt nad ikkagi ei üritanud tulla, aga kontaktid olid tihtilugu 4., 5., 6. kohas korraga ja sidusid nagu meie üksusi, nii et see tegi asja natuke komplitseeritumaks. Ei tea, kust kohast see põhilöök tuleb, kuigi meil õnnestus vastase juhtimispunkt maha võtta, meil olid olemas ka mingid indikatsioonid nende tegevuse kohta olemas. Väga palju hävitati meie luureüksuse poolt ka vastase nii-öelda tagalate transpordivahendeid. Et ka meil läks hästi. Koostöö on põhiliselt seisise pataljoniga Semersatse ja nendega, eks me harjutame samu asju, nemad on võib-olla veidikene ajast maas oma õppuse formaatidega ja läbiviimisega, eks nad kasutavad ka õppimiseks seda ära, mis nad siis siin kogevad. Ja me oleme kokku puudnud päris palju. Jaopatrullvõistlustel Sookoll, siis Orkaanil juba korduvalt, siis oleme käinud 2 suve lätlaste Semersatse enda õppusel Venden. Et koostöö on väga hea.